valitsus saatis Riigikogule piirilepped siis selleks, et Riigikogul oleks võimalik alustada ratifitseerimisprotsessi. Nii et selles osas ega valitsusel hetkel muud rolli polnudki, kui siis edastada allakirjutatud piirilepped Riigikogule, kus siis see ratifitseerimisprotsess saab alata. Teatavasti need lepped saavad jõustuda siis, kui mõlema riigi parlamendid on need lepingud ratifitseerinud ja pärast seda siis vahetatakse niinimetatud ratifitseerimiskirju. Et siin on olnud ka kerget arutelu teemal, et kas praegu, kus Ukrainas on Venemaa agressioon käimas, et kas me üldse peaksime piirilepetega hetkel edasi tegelema. Minu ja ka valitsuse seisukoht on see, et jah, et me ei peaks siin selles mõttes tõmbama sellelaadset paralleeli, et me peaksime jätma praegu need lepped veel ei tea mida ootama, vaid kui paralleeli keegi tahab tõmmata, siis minu meelest senisest veelgi selgemalt kehtib see seisukoht, et mida vähem on lahtisi ka julgeolekut puudutavaid teemasid ja piir ja õiguslikult fikseeritud ja mõlemad poole poolt aktsepteeritud riigi piir kindlasti on väga otseselt julgeolekusse puutuv teema, siis seda parem. Nii et seetõttu ma ja ka kogu valitsus me peame õigeks, et me saaksime lõppude lõpuks oma riigi piiri Venemaaga õiguslikult fikseeritud.